Eelmise aasta taliodra sordivõrdluskatse oli meil Luunja mõisas. Ja Annika, kui sa mäletad, siis tegelikult seal oli meil ka hübriid ja vallas kõrvuti. Ja tegelikult tulemus oli see, et meie loodetud hübriid andis 0,5 tonni väiksema saagikuse kui meie hea sort vallas. Aga täna oleme 29. aprillil Vigalas ja taaskord on meil taliodra põllul 3 sorti maas. Üks on vallas ja see on sinu käes. Kuidas sa hindad selle aasta võimalusi? Jaa, vallast näeb ka see aasta väga hea välja. Hetkel see taim, mis mul käes on, sellel on 12 võrset. Aga sellel põllul on ka meil jällegi hübriidsort ja Villemil, ma näen, on käes üks hübriidsordi taim, et vaatame, kuidas see hübriid ennast sel aastal näitab. Jaa, et mina leidsin siit põllult siis meie kaunilt katsealalt üles selle hübriidtaime, millel sellel aastal võiks olla, ma arvan, et saagipotentsiaal oluliselt kõrgem kui eelneval aastal võrreldes siis teiste sortidega. Temal on tänasel päeval juba 32 võrset, et teistest pea poole rohkem. Kas see potentsiaal ka realiseerub nii-öelda saagina, seda me saame näha. Aga sinna läheb natuke veel aega. Aga 3. sort on nüüd täitsa uus sort, mida me tegelikult põldudel ennem kasvanud ei ole näinud. Ja ma ütleks, et kui me võrsumist võrdleme, siis ta on võrsumisvõimelt natuke parem kui Annika sinu käes olev vallas, sest mina lugesin siin 18-19 võrset kokku, aga ikkagi Villemi tulemusele jääb alla. Aga selles mõttes, et on selline uus ja huvitav sort, et kasvult natuke tundub teistest madalam, kuigi ütleme, et kasvufaas on ikkagi suhteliselt sarnane võib-olla on juba. Jah, kõik sordid olid kõrsumise algus, 31 faas. Ja mis tema head plussid veel olid? Tegelikult siin põllu peal vaadates näeb välja selline hästi tugeva kõrrega ja tegelikult kirjade järgi ta peakski olema väga hea seisukindlusega. Et eks me siin hooaja jooksul siis saame seda hinnata. Ja tegelikult peaks ta olema ka kõrge saagiga ikkagi sort. Tõesti, see taim on selline, kuidas ma ütlen, niisugune jäik oma kõrrelt, et selline tunne, nagu oleks päris korralik kõrre tugevdaja ära tehtud. Aga neid kõiki 3 sorti saame näha ju 5. juunil Baltic Agro suvisel põllupäeval.